selles vlogis ma tahan sind võtta kaasa ja näidata behind the scenes, kuidas ma panen oma järgmist väljakutset kokku. Ja tihtipeale arvatakse, et see on nagu suvaline, lihtne töö, aga tegelikult kuidas mina neid väljakutseid üles ehitan on päris korralik töö, nii et ma tahan sind kaasa võtta siis nende nii-öelda telgitagustega. Ja ka nädalavahetusega. Mul tuleb väga mõnus väike chill nädalavahetus koos perega. Täna hommikul mul pidi klient olema kell 7, kui ma jõudsin jõusaalis, ta helistas mulle, et auto suri välja nagu poole tee peal. Nii et ma tulin koju tagasi ja ma hakkan kohe filmima juba 4. väljakutse treeningut. Ma olen vahepeal neid hoolega filminud. Nüüd on 2 kõige raskemat trenni veel vaja filmida, mis on mõlemad heat treeningud. Ja minu cut, nagu ma eelmises vlogis ütlesin, läheb väga hästi. Ma olen juba 3 kilo alla võtnud eelmisest videost. Ja ma võtan 3 veel, et mul tuleks six-pack täielikult välja. Nii, ma kohe alustan trenniga ja siit telefonist ma näen täpselt, mis siin toimub, nii et ma saan natuke seda tausta sättida. Kui ei ole pikka aega filminud, siis lihtsalt unustad kaamera võtta ja näidata asju, aga ma just katsetasin üht uut retsepti. Mega maitsev tuli, nii et see läheb kindlasti Indarasse. Ja nüüd ma hakkan siin filmima Jimmy jaoks siis ühte riili. Nad tahtsid riili selle kohta, et ei tohi plätusid kanda jõusaalis. Nii et kui sa vaatad ja sa kannad plätusid, siis palun lõpeta. Ja ma ei saa aru üldse, kus kohas see trend tuli, sellepärast, et see ei näe üldse hea välja. Kas sina oled üks nendest, kes käib plätudega jõusaalis? Ma näitan teile ühte huvitavat asja, mis ma vahepeal tellisin. See on siis vaagusnärvi stimulaator. Vaagusnärvi jookseb meil siit läbi kaela. Ta on kõige suurem närv, mis meil on ja ta nagu vastutab väga paljude ülesannete eest meie kehas. Ma olen muidu diagnoositud migreenik, aga mul ei ole nagu migreene enam tihedalt ja niimoodi kunagi oli, kuna mul on olnud nagu 4 või 5 hästi suurt peavigastust. Ja siis ma olen suht kindel, et nendest sõltuvalt on kalduvus peavaludele, on ju. Ja siis need mõnikord löövad rohkem välja, kui mul on stressi rohkem periood ja nii edasi. Ja siis mulle doktor Sergei Saadis ja ennetusmeditsiini kliinikus, tema soovitas mul kunagi nagu katsetada ära. Meil saab kuskil kliinikus käia seda nagu tegemas. Aga ma guugeldasin ja ma avastasin, et nad lihtsalt müüvad neid. Nii et ma otsustasin selle endale osta. Ja ma teen siis sellega nagu iga päev 3 korda stimulatsiooni enda vaagusnärvile. Selle jaoks on vaja siis panna selline keel täpselt siia, kus sa tunned pulssi. Sealt läheb see vaagusnärv nagu läbi. Ja nüüd ma panen selle kaela peale. Ja sellel on ka ülipalju kasutegureid. See aitab ärevushäirete vastu, depressiooni vastu, seedeprobleemid ka, peavalude vastu. Ja see on nii naljakas, et öeldakse, et tavaliselt inimesed teevad intensity 7 peal, aga ma ei suuda üle 3 minna, sest et see on nii tugev. Olete natuke ehmatab algus. Me jõudsime nüüd Haapsalusse, pere ja mina. Ja paps tuleb ka varsti lähme sööma. On kaamera filmib, see on üle vlogi. Ei jumala. See võtta lahti, jah? Ei, see kõik on nii, nüüd paned oma asjad peale. See on valge lina, et see täis ei lase. Thanks. Kui sa ei ole varasemalt vaatama vlogi, siis see on meie suvekodu Haapsalus. See on siis see Nunnu-Tubua, kus ma olen praegu. Need madratsid saame võtta. Qu'est-ce que tu veux faire? Nunnu on see. Itaalia keeles rappa. Šampanja, mis me leidsime poest. Champagne. Absoluutimi special. Tee selle mängu, ära teed. Ja wat een zitje. Meil on baby emergency. It is matter, like for example,
tere hommikust! Mul just videoeditor kirjutas mulle, et esimene siis väljakutse kodune trenn on valmis ja ma pean selle üle tšekkima. Ja me tegime natukese muudatused stiilis, nii ma pean terve video üle kontrollima, et on üks Pakistani naine, kelle ma leidsin sealt Fiverrist. See kohalik on ju, teised tulevad külmkapist, see tuleb mõnest. Ja kõik on erineva klaas. Antoni. Sõin kala ja muud ei tahtnud. Kass magab siin poe ukse peal, kus me soovisime minna, aga see on suletud. Siin Haapsalus me elame ainult karpidest ja šampanjast. Šampein on keto muidu. Mu õde tellis sellise koogiga, aga nagu ma võtan, ma ainult proovin seda. Elab siin või? Lihtsalt nii ilus päikseloojang on siin. Väga fun nädalavahetus oli siin ja nüüd on aeg minna tagasi Tallinna poole ja ma lähen kohe T1 Molli The Clubi, et teha tööd, kuna mul on mitu deadline'i täna ja mul on vaja ka kontrollida üle 2 väljakutse kodust treeningut. Ma lähen sinna coworki alale, kes saab sinna tuua. Super, aitäh sulle. Ma olen nii väsinud nagu järsku, see sõit tagasi oli ka nagu veits väsitav. Aga hommikul oli mingi räme energia, mingi ma tulen, ma hakkan tööd räigelt tegema. Aga võt, on juba 12:30, ma tavaliselt nii hilja ei joo enam kohvi, aga I need it. Ma hetkel just lõpetan kliendile toitumiskava. Toitumiskavad on väga nagu aega nõudnud mu jaoks, sellepärast ma teen need 100% alati personaliseeritud ja inimestel on väga palju erisoove. Eelmisel kliendil oli lihtsalt nii keeruline teha, sellepärast et ta ei söö sealiha ja ta ei söö peiseliha ega ühtegi loomaliha. Minu toitumiskavades on siis 12 erinevat toidu nagu valikut tavaliselt või siis on isegi 15 toidu valikut on ju, mis tegelikult on suur kogus, sa saad neid omavahel vahetada ja muuta, aga nagu nii raske on nii palju erinevaid roogasid välja mõelda, kui sa ei söö nagu peiseliha on ju ja isegi peekonit mitte ja nagu selliseid asju. Aga sain hakkama, klient oli väga rahul, juba nädalaga üle 600 grammi alla võtnud, nii et super luks. Tšauki Merlin, kuna ma panin sulle kava teele on ju, vaata soolaga läbi. Ma tean, et mõned kogused on siuksed natuke. Ma olen siin juba tööd teinud mingi 4 tundi arvutis, nii et ma peangi minema oma parkimiskellaga liigutama. Siin on nii lahe, et sa saad äppiga avada endale värava. Oh my god, mis remont siin käib, ma olen 10 minutit ummikus istunud lihtsalt. Mu editor saatis mulle video, siin oli nagu paar viga sees, aga ta saatsin talle selle tagasi ja ta saadab mulle siis nagu parandatud video ja mul läksid veel uued retseptid ka üles. Tulevad siuksed lahedad wrapid ja siukest sushi meal prepi kauss.
ja ma kirjutasin Indara grupi chati ja ma küsisin naistelt, et mis nad sooviksid, et oleks seekord väljakutse fookus, kuna mul on alati olnud mingisugune fookus, et eelmine kord oli see 3+3+3 harjutus on ju, kes teab, see teab. Ja see oli siis siuke mindseti muutmine ja siis enne seda on olnud karnivoor ja iga kord on midagi erinevat. Ja siis naised pakkusid välja, et ma võiks selle teha niimoodi, et mingi kindla harjumuse juurutamine ja et ainult üks asi, mida sa oled edasi lükanud või mida sa tahaksid teha ja sa pead selle võtma enda rutiini ja tegema seda väljakutse jooksul iga päev. Ja ainult üks asi, ehk siis see nagu ei oleks too much sinu jaoks ja see on väga tehtav kõigi jaoks ja sa saadki mingi uue asja endale täielikult siis rutiini juurutada. Ja ma arvan, et see on nii freaking hea mõte nagu hell yeah. Nii et selle ma kindlasti teengi. Nii, ma istun siin oma köögis põhimõtteliselt, sest see diivan on nagu kööki veatud. Oh my god, ma olen selle ingliskeelse kontoga praegu nii halb olnud, et ma ei ole ette mitte ühtki postitust teinud ja ma lihtsalt iga õhtu nagu mõtlen koha pealt välja, mida ma postitama pean. Aga ma ei tohi mitte ühtegi päeva vahele jätta. Ja by the way, nagu ma editan oma ajale üliilusaid riile. Margeri the Matchmaker. Couples I know have all one thing in common. They admire each other even years into relationship. I did that. Excuse my looks, aga ma just olen avamas uut investeerimiskontot sellepärast, et see on täiesti ajuvaba, kui palju teenustasu võtab LHV vahelt. See on nagu täielik röövimine lihtsalt. Nagu täielik. Nii et ma väga tahan investeerida just nagu firma kontoga edasi. Kuna firmaga on kõike palju parem teha. Ma siis vaatangi praegu see Interactive Brokers. Tere hommikust! Mul pidid küll kliendid olema, aga õnneks ma sain need kõik tõsta homme teisipäevaks ja mul oleks täna täiesti vaba päev, ja saan kõik ilusti homme nagu järjest teha. Et enamus klientidel on praegu puhkused nagu nii, et nad on väga nagu flexible. Täna tuleb jälle täielik work day, ma sätin ennast valmis ja ma lähen jälle sinna The Clubi. Ma lihtsalt elan seal, nagu mulle nii meeldib see. Et ma eile nagu näitasin teile veits seda, aga ma näitan teile täna seda puhkealaga rohkem. Ja täna on seal kindlasti inimesi täis, sellepärast et tööpäev ikkagi. Let's go! Ma hakkasin oma jalanõusid pesema siin vannis. Nii hea, kui on vann kodus olemas, nagu oh my freaking god. Ja mul on täiesti märg, sest ma küürisin neid. Ja siis ma panen need masinasse. Mis ma veel vahepeal teinud olen? Söönud. Ma olen täna 2 korda söönud kokku. Niimoodi saabki alla. Aga tegelikult ma plaanin nagu veel süüa, no worries. Aga tavaliselt, kui ma tahan kaalust langetada, siis ma lihtsalt jätan ühe toidukorra vahele näiteks. Seda mul tuli siuke spontaanne mõte minna esmaspäeval või teisipäeval Riiga, nii et ma pean kõik väljakutse asjad valmis saama, sellepärast et kohe pärast seda Riiga, nädal on vahel ja siis ma lähen juba Itaaliasse, aga Itaalia reisi ajal siis mul peab olema launch itud juba kõik need materjalid ja siis juba väljakutse hakkab, kui ma tagasi jõuan. Siis vahepeal see Pakistani naine saatis mulle 2 videot ära, ma vaatasin üle. Nagu see on nii tüütu, et ta teeb suht selliseid nõmedaid nagu lohakuse vigu. Tavaliselt inimesed, kui see ei ole mingi nende asi, siis nad ei tunne nagu nii suurt vastutust, et mul on nagu varem niimoodi juhtunud, et ma ei kontrollinud nagu niimoodi kõike. Ja mul oli 2 video, mis olid nagu räigete vigadega, sest ma nagu usaldasin teda, aga
usalda, aga kontrolli. Ja nüüd ma hästi hoolega vaatan, et ma ei kordaks samu vigu jälle. Väljakutse jaoks on hästi palju väikseid asju teha, et nagu te teate, minu see koduleht on nagu subscriptioniga ja kui sa ostad selle väljakutse, siis sa saad ligipääsu ainult teatud asjadele ja iga selle teatud lehe, lisamaterjali, koduse trenni jaoks ma pean tegema eraldi reeglid kodulehel, mis on siis seotud selle teatud subscriptioniga ja selle reeglite tegemine on nagu siuke omaette töö ja ma pean jälgima, et kõikidel asjadel on õiged reeglid tehtud, sellepärast et üks aasta mul juhtus niimoodi, ma launchisin terve väljakutse ja ma ei olnud mitte ühelegi asjale ligipääsu teinud, nagu põhimõtteliselt 8% asjadele unustasin selle reegli teha ja see oli täiesti horrific ja ma sain nii palju nagu kaebusi kohe alles alguses, et mitte keegi ei saanud ligipääsu. Nii et nüüd kõik sellised asjad, mis on varem juhtunud, ma proovin neid võimalikult eirata, pluss see, et öeldi, et natuke retsepte oli raske nagu jälgida, kuna need olid mul nagu eraldi ära pandud, mitte retseptide lehel, siis seekord väljakutses siis ma annan ligipääsu absoluutselt kõikidele Indarra retseptidele väljakutsel osalejatele, ehk siis nad saavad ikka kõik need retsepte sealt retsepti lehelt vaadata. Teate, nagu see kogukonna tegemine on nagu mega tore ja all fun and games, mulle väga meeldib see protsess. Kuniks hakkavad erinevad arved sisse tulema. Oh my god, nagu mul tuli teade, et ülehomme mul uueneb üks uus subscription, mis on 530 €. Ja siis paar päeva peale seda mul uueneb üks teine subscription, mis on üle 200 €. Nagu need, mis mul nüüd uuenevad, need on nagu aasta subscriptionid, aga iga kuu kõikide minu siis tellimuste või nagu subscriptionite peale kokku läheb 300 € kuskil. Editimise asjad, siis ma kasutan 4 erinevat AI-d, erinevad kohad, kus ma muusikat on ju alla tõmban nende treeningvideote jaoks. It's crazy, it's crazy. See laupäev on Indarra sünnipäeva pidu juba. Sellepärast ma olen väga excited. See võtab veits nagu, teeb tuju pära. Ma olen siin istunud üle tunni aja, et saada seda uus investeerimiskontot nagu üles. See on nii crazy, kui raskeks see on tehtud, lihtsalt nii raskeks ja ma pidin veel maksma eesti.ee-l, et saada nagu seda dokumenti, et see väljavõte nagu elukoha kohta ja ma pidin tõestama nii palju asju, oh my god, aga nüüd on kõik saadetud ja meil nüüd lihtsalt ootan nende kinnitust. Ja järgmine samm ongi siis lihtsalt raha sinna kanda ja hakata seal investeerima, aga nagu oh my god. Ma teadsin, et kui ma täna ka seda ära ei tee, siis ma lihtsalt ei teegi seda ära ja ma jäängi seal LHVs maksma nii suurt vahendustasu, aga see on tehtud. Tere hommikust! Ärkasin paar tundi tagasi ja ma pakin nüüd asjad terveks päevaks, sest ma plaanin olla The Clubis kella 7 õhtul ja mul on enne seda veel mitu klienti ülemistes. Ma arvan, et tänane terve päev on rohkem nagu P-roll. Ma olin siin riietusruumis ja siin oli üks tüdruk inglise keeles, ta oli vist lätlane. Ja siis ta küsis, et kas ma olen influencer. Et on mu postitusi näinud, et ta leidis mu ingliskeelse konto kunagi paar kuud tagasi ja siis eestikeelse. Ja ta on mõelnud mulle kirjutada ja siis ta nagu nägi mind siin. Oh my god, so funny nagu. Nii et ma sain uue tutvuse, ma sain üleeile siin veel ühe uue tutvuse. Nii et mulle väga meeldib see koht on. Oh my god, ma ei suuda silmi enam lahti hoida. Kell on 7 läbi. Mul saab telaakuga tööks ja ma ei leidnud laadjat. Ma ei tea, ma vist unustasin maha. Oh my god, ma olen nii läbi. Siuke tunne nagu ma oleks midagi teinud täna. Aga tegelikult ma olen küll. Jesus Christ. Saad aru, kui epic investeerimine. Ma panen kõige rohkem raha sinna SB500-sse on ju, aktsiad. Ja nagu neil on nii suur kasum viimasel ajal olnud, et ma lihtsalt võtsin 400 € praegu välja, mis on puhas kasum ja ma ei puutun nagu enda raha, mis ma sinna sisse olen pannud. Nii et nagu magic money. Nii et see on teie märk. Hakkame investeerima nüüd. Hakkame. Paneme iga kuu uurime selle kohta. Ja muidugi eesmärk lõpuks ongi see, et seal on lihtsalt nii suur summa, et ta toodab sulle iga kuu kasumit mitu tuhat eurot, et sul on võimalus näiteks mitte tööl käia, sellepärast, et sul on nii head investeeringud. See ongi kogu selle eesmärk. Just do it. Ma lõpetan selle vlogi siin
ja järgmine tuleb juba Indarra sünnipäevapidu. Tšau!